Samas mu lemmikmälestus oli hiljuti, kus ma nägin mingi 2 inimest, kes nagu otseselt ei tunne teineteist, aga veits tunnevad kohtumas. Ma olin rongi peal, sõitsin Tallinnast Tartusse mingi kell 10 hommikul, 10.06 hakkas väljuma. Siis rongi peale tormas mingi tüüp lihtsalt nagu täiesti higine, hingeldab, jooksis peale. Ta oli Nike spordikott, mis lihtsalt klirises, mis oli juba esimene ohumärk, sest kelle spordikott kliriseb? Ma olen suht palju käinud spordiklubides ja keegi ei tule sisse lihtsalt nagu see. Ma pärast käin kuradi moosipurke täitnud, mis asja on ju. Ja siis ta nagu vist nägi mingi tuttavat, istus kõrvale, ma istusin kuskil nende lähedal nagu üle selle vahekäigu. Ja siis ma nägin, ta hakkas spordikotis neid Smirnovi 0,3-sid kokse välja tõmbama. Ma mõtlesin, et teisipäeva hommik. Aga samas jällegi, oleks need lauaviinad, siis ta on parm, aga Smirnovi koksid, see on lihtsalt vaikne kruvimine. See ei ole alkoholism, see on 4,5. Ma olen Tartuks kainene. Minu jaoks on nii irooniline näha spordikotti, mis on lihtsalt algsi täis. Ma ei tea, sama kui sa lähed Rimisse, ostad paberkotti, mille sisse sa paned selle plastpakendis kooritud õunad ja nagu, mis su signaal on? Ei no, ma ei taha, et delfiinid sureks, aga samas ma ei taha õuna ka koorida. Ja siis ma nagu istusin seal enda boksis ja siis kuulsin kõrvalt, kuidas neil mingi vestlus hakkas, see tüüp timmisemast Smirnov ja midagi rääkisid. Ma panin kõrvaklapid pähe ja see hetk, kus sul on kõrvaklapid peas, aga sa ei ole päris laulu üles leidnud ja sa ei ole käima pannud. Ja siis ma kuulsin, et kõrvalt boksist lihtsalt dialoogi osa, kus see tüüp oli, et oi, Kati, sa oled ikka muutunud. Meil peal see tütarlaps ütles, see on kõige pikem vestlus, mis meil elus olnud on. Ja ma olin lihtsalt, okei, ma vist ei panegi laulu käima. Ma jätan klapid pähe, aga nagu fuck you, Lux Expressi tasuta filmid, mul on siin mingi Ema ja suveteater Elronis lihtsalt see. Mul on aeg sisustatud. Ja see oli nii hea lihtsalt, sest ma nägin, et ma sain korraga vestluse käigus aru, et nad käisid kunagi mingi algkoolis koos ja see Pihv ei taha üldse temaga suhelda. Ja ta üritas kõiki neid klassikasi trikke ka, klappe pähe panna, see tüüp karjus üle, sellest ei olnud abi. Siis mingi hetk ta tegi veel selle bluffi, kus ta võttis mu telefoni kätte, hakkas seda vaatama ja ütles, et mul oli enne üks film pooleli. Ma nüüd siis jätkan. Ja see tüüp tuimalt lihtsalt tõi käega telefoni maha, ütles, kodus vaatad. See vend oli iPhone. Ja mingi hetk see tütarlaps läks tualetti rongis, ehk siis kas tal oli häda või ta tahtis põgeneda, kes teab. Ja ta oli mingi 10 minti ära, siis kui ta tagasi tuli, see tüüp tõusis kohe püsti ja jooksis vetsu. Nagu, mis on, anna natuke aega. Nagu sa ei jookse kohe vetsu, kui keegi tuleb sealt. Aga ta jooksis kohe vetsu ja ta oli sekunditega tagasi ja lihtsalt seisab vahekäigus ja kahjub nii, et ikka kõik kuuleks, et sa käisid sital või? Mis on klassikaline jäämurdja selline. Kui sa sellega rongis naist ei saa, millega sa veel saad? Aga ta ei lõpetanud ka. Nagu see Vihtoits häbist maalla vajuda, aga see tüüp lihtsalt jätkas üle rongi. Oi pea, see oli ränk ikka. Ma käisin seal ja see oli ränk. Nagu sa peaks oma toitumist muutma. Mis on veits hooliv ka. Sa käisid sital, aga söö tervislikumalt. Aga samas ma sain tema sellest pointist nagu veits aru, et kõikidel tüüpidel, meil on kunagi olnud see hetk, kus sa nagu päriselt saad aru, et naised käivad sital. No mingi hetkeni sa veits tead, et nad käivad, aga sa eelistad elada teadmises, et nad ei käivad. See on nagu iga religiooniga, sa tead, et seda ei ole, aga lihtsam on uskuda. Ja ma mäletan, kui minu maailm purunes, see oli kunagi, ma olin Tallinnas ühes klubis ja siis meestevets oli kinni pandud, sest meestevetsud pannakse kinni, see on evolutsioon lihtsalt. Mingi hetk me keegi situb urinaali ja siis see projekt on läbi. Ja mis siis tehakse? Naistevetsus saab ühisse, sest me oleme nii progressiivsed. Ja siis oligi, ma olin siin klubis ja naistevetsus olid kõik mehed, naised ootsid järjekorras, uksed käisid, järjekord liikus. Siis korraga nagu minu hetke üks kabiin avanes ja üks tütarlaps tuli sealt välja, siis ta nagu vaatas mulle otsa ja ta naeratas. Ja ma olin nagu, mis see ikka, väike vetsuflirt, ma tean mänguna. Siis ma naeratasin ka, olin jumala rõõmus, läksin vetsu ja sekunditega mu naeratus kadus.
mul läksid jalad nõrgaks, mu silmadest jooksis vett, mul oli nagu mida, ma ei ole meesteetus elu sees sellist asja tundnud, nagu kuidas see võimalik üldse anatoomiliselt on. Ja terve see aeg mu peas on ainult see pilt, kuidas ta vaatab mulle otsa ja naeratab. Ja ma siiani ei saanud, nahvu sa naeratasid, sa tegid mingi kõige veidrama põgenemistoa mulle ja siis said nagu